paneme siis käima. Koroonale jalaga number 27. Töötab vist? Jep, töötab. Täna tuleb hästi lühike saade, sest ma ei ole veel valmis jõudnud oma 5G uurimust ja päikese teemalist uurimust. Need on osutunud mahukamaks ja aeganõudvamaks, kui ma esialgu planeerisin. Ja täna tulebki siuke pisikene sutsaka teidelt. Ma ei olegi pisikest sutsakat teen, nii et seekord teen. Teeme kiirelt numbrid ära. Hetkel siis maailmas on registreeritud nakatunuid 2 056 086. Taastunud, kes on registreeritud nakatunud ja siis on taastunud ja välja tulnud, neid on 509 224, ehk jõudsime ka 500 000. Surma on saanud hetkel 133 672. Eesti numbrid on meil siis sellised, et tänase seisuga on meil kinnitatud haigusjuhtumeid 1400, haiglas on 147 inimest, surma on saanud 35, haiglast välja kirjutatud 117, päris palju. Nüüd, mis nüüd siin viimase 24 tunniga on juhtunud, on see, et 29 uut nakatunut on kinnitatud, haiglast on 2 inimest välja kirjutatud ja 4 inimest on surma saanud. Soovime neile head teed, kui iganes nad nüüd edasi liiguvad. Loodame, et lõpp oli neil kerge. Ja võt 4. Ma teen teil kohe tuju nagu eriti nagu muserdavaks. Või noh, kas muserdavaks, aga lihtsalt nagu mujalt maailmas ka numbreid, et kui eile oli Ameerikas päevaga suri ära 1535 inimest, tähendab üleeile, siis eilse seisuga eile suri ära 2400 inimest päevaga. Ja globaalselt suri siis aprill 14 päevaga ära 6983 inimest. Ühe päevaga. Globaalselt. Kasvutrend muidugi. Et eks neis. Et kui see nii jätkab, siis see on siin varsti 10 000 inimest päevas ja siis ta võib meil kõrgemale tõusta. Et eks neis. Uudiseid väga nagu ei leidnud mingeid siukseid uudiseid, mida oleks nagu huvitav edasi anda olnud. Paar asja oli, need ma räägin teile ära. Indoneesiast on siukene uudis, et Indoneesia ühes väiksemas külas nimega Kepuh. Vabatahtlikud on riietanud ennast, ütleme nüüd siis sealse kultuuri järgi surnuteks, kummitusteks. Ongi siis valge lina, mis pannakse inimesele nagu peale, seotakse kindlate kohtade pealt kinni, et silmad on näha, üleni niisugune nagu valges on nad. Ja siis nad õhtul kell 10 tulevad tänavatele ja vaikselt liiguvad ringi, selle jaoks, et inimesi hirmutada. Et kuna nad seal Indoneesias on nagu siuke, kas just ebausk, aga uskumus surnutesse on päris suur, siis see meede pidi väga efektiivne olema, et keegi ei julgegi välja minna ja inimesed ehmatavad tänaval ära, kui näevad neid vaime ringi liikumas. Vaime kutsutakse siis pokongideks. Pokong, jah. Et see pokongi vaimu olend siis ongi siis nagu ära surnud inimene, kes on jäänud maa peale ringi kondama. Et siuke huvitav meede. Siuke šokiteraapiat teevad seal. Et Indoneesia on ise öelnud ka, et nad proovivad vähe teistmoodi neid asju lahendada ja teha, et mitte nagu kõik teised olla, et kasutavadki siis nagu folkloori ja siukest asja ära. Et kummitust ka nii. Ma ei teagi, mis see Eesti vaste siis oleks, et
milliseid paranormaalseid olendeid meil kardetakse, et kõiki vist. Ja siis oli huvitav, oli Portugal. Portugal pääses ka sellest kriisist võrdlemisi kergelt. Ja miks ta pääses? Seal on näib, et Portugaliga on suht sarnane muster nagu Eestigagi, et nii kui oli paar nakatumist teada, nii nad panid kõik lukku ära. Ja tänu sellele on Portugalis olukord nagu sarnane nagu Eestis, et näib nagu kontrolli all olevat, et Portugal, selles suhtes Eestiga võrreldes ikkagi suur riik, aga seal on hästi palju vanureid, hästi suur on nagu see riskirühm, kes võib sellesse koroonasse siis haigestuda raskekujuliselt, ja kuna nende meditsiin ei ole ka kõige tugevam, siis ennetlikult nad panidki kõik lukku ära ja piirangud peale. Ja tänu sellele on nad nagu ka pääsenud võrreldes näiteks Hispaaniaga, kes neil seal kõrval on. Et see on päris huvitav jah, et siuke fenomen või nagu et Eesti on ka nagu selline riik, kes nagu mõnes mõttes väga-väga kiiresti tegutses ja pani asjad lukku. Et kui me võrdleme see mis siis veel? See oli päris lahe, kas just lahe uudis, see on muret tekitav uudis, aga uudis ikkagi oli see, et Trump siis ütles, et World Health Organization nüüd natuke aega raha ei saa, see nii kaua, kui nad uurivad, kelle poolel nad on ja miks nad nii aeglaselt käitunud on ja nii edasi. Et on see president Trump, kuidas on, aga ma ei näe, et minevikust mõni teine Ameerika president oleks sääraselt käitunud. Et keegi pidi sellele maailma tervishoiuorganisatsiooni nagu korrale kutsuma ja tundub, et tema oli ka selle jaoks kõige õigem inimene. Mille peale siis maailma tervishoiuorganisatsioon hakkas loomulikult karjuma, et mis asja, et siuksel ajal ja nüüd niimoodi teetegi, et see on nagu väga vale käitumine ja nii edasi. Sest et Ameerika toetus maailma tervishoiuorganisatsioonile on vist kogu tervishoiuorganisatsiooni toetustest pool tulebki Ameerikasse, oli mingi 400 miljonit, biljonit, kasiljonit, mustmiljonit, mis iganes suur number see oli, üüratu kogus raha. Ja nüüd pandi nagu siis kraanikert kinni ja öeldi, et uurime seda asja, et nagu vähe imelikult olete käitunud, et miks. Et siukene uudis oli. Ja ma rohkem nagu ei leidnudki midagi siukest põnevat. Ma muidugi nii väga ei otsinud ka, ma nagu keskendusingi nendele 5G-dele ja nendele asjadele, et ütleme nüüd, et elektriajalugu on meil väga huvitav. Et me peame elektrit hästi ohutuks ja sidepidamistehnoloogiad hästi ohutuks, aga läbi ajaloo neil võib olla täitsa mingisugune siuke tervisele mõju avaldav nagu tegur küljes. Aga kuna maailm on selle peale üles ehitatud, siis seda nagu ära ka ei saa kaotada. Et siuke veider ja naljakas olukord, mitu asja ühes. Ja natuke olen hakanud uurima ka seda propaganda asja, infosõda, mis meil siin toimub. Iraan on siin hakanud Ameerika presidendi vastaseid mingisuguseid videosi ja klipikesi ja pildikesi Facebookis igal pool jagama, et ka siuke veider. Et võt, ega mul ei olegi täna rohkem midagi. Täna oli siukene lühikene, et eks ma homme teen põhjalikuma pikem, aga võt ei leidnudki, et see on nagu enamus informatsiooni, mis on nagu tarvilik, sellel te saate ERR-ist, Delfist, kust iganes mujalt kätte. Maailmas nagu midagi nagu siukest väga suurt praegu nagu ei tulnud ka, et aga ma nagu mõtlesin, ma nagu ära ka jättada ja ei taha saadet, et siis ma teengi siukse lühikese. Vot. Vaatame küsimused üle ja Aleksei ütleb, et meil on see viiruse tabel nagu börsitabel, üks sakk üles ja siis jälle langus. Nii on, siin oli huvitav ka jälgida seda, kuidas nüüd siin ütleme nädal aega Ameerika börs, üldse börsimaastik on nagu kasvutrendis olnud.
ja nüüd siis täna paar tundi tagasi tuli uudis, et hakkas jälle langus pihta, et see on täitsa mingi fenomen, mis on ärimaailmas ka olemas, et kui on nagu esimene langus, siis inimesed hakkavad kõik ostma, sellepärast nad arvavad, et kohe asi tõuseb, et hinnad on odavaks läinud. Tõuseb, aga kuna majandus järgi ei tule, siis nüüd tulebki see suurem litakas vist hakkas pihta, kus majandus nagu hakkabki kolinal alla käima. Aleksei uurib, et mitut vaimolendit sina oled reaalselt näinud ja kas Kirna mõisa vaim on sulle tuntud? Ma ei tea, ma olen neid nii palju näinud, et ei teagi, kui palju neid kokku on. Ei ole minu jaoks mitte midagi nagu selles suhtes erilist enam, et nii ta on. Võt, aga ma ei tea, vist ongi tänaseks kõik, et uudised nagu ei olnud midagi sellist, mida nagu edasi anda ja Eesti maastikul ka on selline segane periood, et keegi nagu mujal maailmas jälle ka veel olukorrast välja tulnud ja meil ka nagu ei osata kuidagi välja tulla ja ei taheta nagu kuidagi nagu ennetlikult ka mingeid asju teha ja midagi see maskitralli vaali, mis siin oli, et Eesti saatis Itaaliale maske ja plaanivad siin rahalist toetust Itaaliale Hispaaniale anda ja siis on nagu kohe aplaava selle, et oi kurat, et meil omalgi raha vähe, kuidas me saame toetust anda ja nii edasi. Tead, see on nagu see, mida ma nagu mingid saated tagasi ütlesin, et praegu on see periood, kus pannakse paika mingisugune geopoliitika järgmiseks pikemaks ajaks. Praegu on see hetk, kus on riiki, kes vajavad abi ja kui neile abi anda, küll nad seda meeles peavad. Ja praegu on selline ütleme, globaalne poliitiline käitumine on hästi nagu tähtis. Kas see oli see uudis ka, korra kontrollin. Et vist, kes see saatis Eestile saatis nüüd maske, kas see oli Taiwan? Jaa, Taiwan otsustas Eestile maske saata. Miks Taiwan arvates Eestile maske saatis, sellepärast, et Eesti oleks Hiina suhtes nagu vastumeelne. Hiina peab Taiwani enda osaks. Ja kui nüüd Taiwan saadab kõikidele maski, siis ta nagu ostab sellega nagu plusspunkt, et näed, et me oleme ikkagi olemas ja me oleme tublid ja nii edasi. Siuke geopoliitiline siuke läbisaamis, ma ei tea, mäng on vale öelda, sellepärast, et olukord on reaalne. Aga siin ongi see, et kes abi vajab, seal tuleb abi pakkuda ja üldiselt ikkagi peetakse meeles neid, kes abi andsid. Ja kui meil on praegu võimalik Itaaliale Hispaaniale abi anda, see on ju ääretult tore, et see on päris tore. Siiri ütleb jah, et Taiwan pidi meile saatma. No võt, see on see, et nagu, see ei ole nagu päris lihtsalt lahkusest saadetakse, et seal on ikkagi nagu tagamõtted ja kõik muud asjad, et Ameerikal ka ju suur häda kaelas praegu, aga ei saada miskipärast me sinna maski ega midagi, et võib-olla meie kogused oleks neid ühised, aga Itaalia, Hispaania, Kreeka, need on nagu vähe ligemal, et võt. Urve, mis Rootsi suremusest arvad? Ma ei ole Rootsi numbrid vaadanud nagu suures, kohe vaatan järgi. Rootsi. Tätä nüüd Sweden. Mis meil Rootsi numbrid siis näitavad? Rootsi graafikud näitavad seda, et kõik seal hoogsalt kasvab. Oi. Aprill 13 suri Rootsis 919 inimest ära, aprill 14 1033 ja tundub, et see nüüd kasvab jõudsalt. Et, mis siin ikka arvata? Neil on vist mingisugune viga sisse tulnud, et ma vaatan, et kui palju siin on registreeritud, nii palju neil päevas surnud on olnud. Vabandust, enne oli vale number. Ma ütlesin valed numbrid ennem Rootsi kohta. Rootsi päevane suremus on olnud niimoodi, et aprill 12 oli 12 surnud, aprill 13 oli 20 surnud, aprill 14 oli 114 surnud. Ma ei tea, nädalavahetusel nad vist ei lugenud surnud või ma ei tea, mis värk seal on, igastahes nüüd oli 114.
ja kokku on siis neil 1033 surnut. Et eks see pull hakkab seal nüüd pihta, et eks näis. Võite jah, et neil oli 3 päeva, siin oli vahepeal oli nagu hästi väiksed numbrid, kas nad siis ei registreerinud neid või mis asja, kuidas see nüüd nii järsku kasvas. Huvitav, kummaline. Aga siis ei olegi täna rohkem, et ma teen homseks saateks ettevalmistust edasi, et homme tuleb vähe põhjalikum, et ei olnud mingid siuksed uudiseid, et mida edasi anda. Ja nii on, jätkame homme. Aitäh vaatamast, täna oli siuke väike sutsakas, et homme oleks pikem litakas, suurem litakas. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni.